Kui kiusamise episood toimub sinu silme all, sa näed, et parasjagu hetkel tehakse kellelegi liiga, kas siis tunni aeg avalikult naerdakse kellegi soorituse üle või siis lausa rünnatakse kedagi, minnakse kallale, siis parim, mis sa teha saad, on sekkuda otsustavalt. Mul meeldib siin selle koha peal tuua nii-öelda kiusamise peatamise karatei metafoor. Ehk siis on umbes 10 sekundi jooksul kuni 6 tegevust, mida õpetaja peaks seal koha peal tegema selleks, et konstruktiivselt see juhtum parasjagu lõpetada. Et see episood siin praegu peatub. See ei tähenda, et me suudame sellega kiusamisloo, selle suhte ära peatada. Aga see on see esimene sekkumise punkt. Suhte peatamine peab toimuma pärast eraldi järeltegevustena. Mis need nii-öelda karatelöögid siis on? Esimene, sekku otsustavalt. Kuni selleni välja, et sa lähed sinna lastele tegijate ja kannataja vahele füüsiliselt. Paikned niimoodi, et sa näed mõlemat osapoolt. Sa lähed sinna vahele ja peatad toimuva. Seejärel teine asi. Taga kannatava osapoole turvalisus. Uuri, on sul praegu kõik hästi, kas sa vajad mingit abi? Kui on vaja abi, siis esimeses järjekorras kiiresti korralda kas mõni pealtvaataja või keegi appi, et saaks kannatav osapool turvalisse kohta. Kooli medõe juurde või kui ta parasjagu medabi ei vaja, et siis näiteks algavasse tundi, et ta saab siit situatsioonist turvaliselt välja. Ma ei hakka teda siin koha peal üle kuulama, ma ei hakka midagi protsessima. Mul on vaja, et tema jaoks kannatus lõpeks. Sest kui ma hakkan siin koha peal selgitust nõudma, mis toimus, siis võib see viia ohvri veel sügavama traumani. Lisaks sellele, et ma aitan ta siit olukorrast välja, ma annan talle teada, mis tema jaoks edasi juhtub. Näiteks pärast tunni lõpus ma tulen, otsin su üles ja räägime korra, mis toimus. Aga ma teen seda temaga üks-ühele turvaliselt. Nii et ta ei koge teiste silme all taas ohvristamist. Ohver turvalisse olukorda saadetud, pöördun kiusajate poole ja annan teada nende käitumise mittelubatavusest. Ma kirjeldan, mida ma nägin. Te tegite praegu selliseid asju, kasutasite selliseid sõnu tema suhtes, mis teevad haiget ja see ei ole kuidagi õigustatud ja lubatud. Selline asi peab kohe lõppema. Seejärel järgmise sammuna pöördun ma pealtvaatajate juurde, enamasti olukorras on, reeglina kiusajatel on publik. Annan teada, mis nende roll siin praegu on. Ja kui teie lihtsalt vaatate pealt ja naerate, siis te ei aita kuidagi seda juhtumit lõpetada. Teie ülesanne on kohe sekkuda, mitte lubada kiusamisel toimuda. Ja seejärel ma pöördun tagasi kiusajate poole ja ütlen, praegu selline asi on juhtunud. Sellele järgnevad nüüd sellised tagajärjed. Ja nüüd on sul õpetajana vaja teada, mis tagajärjed kiusamisele koolis järgnevad. Kas see on näiteks vestlus kivatiimiga, nii nagu ma eelnevalt ütlesin, et see variant võiks olla? Kas see on vestlus sotsiaalpedagoogiga? Teil järgneb vestlus minuga, pärast tundide lõppu saame kokku ja räägime läbi, mis nüüd täpsemalt toimus. Ehk siis sellele koha peal sekkumise 10 sekundile järgneb mingisugune järeltegevus, mis rõhutab tegijate jaoks nende teo tõsisust, sobimatust ja aitab leida lahendusi, et järgmist korda ei tuleks. Ja viimane 6. samm sinu kui sekkuja puhul ongi siis tagada need asjad, mida sa oled kiusajatele lubanud, et järeltegevustena tulevad, et need ka juhtuksid. Ehk siis kui sa oled lubanud neile, et täna klassijuhataja räägib teiega sellest, mis ma siin praegu nägin, siis sa pead selle info klassijuhatajale võimalikult ruttu edasi andma, et ta saaks siis nii-öelda seda rääkimist teha. Ehk siis sekkun otsustavalt, tagan kannataja turvalisuse, väljutan ta olukorrast, teavitan kiusajaid tegevuse sobimatusest, teavitan pealtvaatajaid nende rollist selles olukorras, nende vastutusest ja teavitan kiusajaid nendele järgnevatest tagajärgedest. Ja 6. hoolitsen selle eest, et need tagajärjed jõuavad siis kiusajateni. Kõik selleks, et see juhtum saaks lõppeda. Ma loodan, et te saite sellest väikesest videoloengust mõtteid ja julgustust, kuidas teinekord paremini kiusamist ära tunda ja otsustavamalt sekkuda. Mõnusat õppimise jätku!